Nii, tere päevast kõigile, kes on tulnud siia telgi alla või kuskilt kaugelt juba kuulevad, et meie sõnad siin kõlavad. Minu nimi on Kristo Elias, ma olen Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik ja mul on au siin modereerida sellist vestlusringi, mis kannab pealkirja Looduse taastamine, Eesti soode tõde ja õigus. Selline pealkiri on siia pandud sellepärast vist, et tõe ja õiguse meie tüviteksti ilmumisest möödub täpselt 100 aastat. On mul õigus, eks ju. Mina suurem asi kirjandusteadlane ei ole, aga nii räägitakse. Ja möödunud sajandi jooksul on meie inimene ka meie loodust märkimisväärselt ümber kujundanud. Soid on kuivendatud, suuri metsaalasid lagedaks raiutud, jõgesid sirgeks kaevatud, niitude elurikkust hävitatud. Mõned numbrid ka, et soode pindala on vähenenud 3 korda, puisniitude pindala on vähenenud 1000 korda, põlismetsad moodustavad Eesti metsadest vaid 2%. Aga viimaste aastakümnete jooksul on asutud nii Eestis kui ka mujal maailmas tehtud kahju ka heastama, aga kuna tööd on tihtipeale üsna mastaapsed ja ka nähtavad, siis avalikkuses on tekkinud ka päris elav arutelu. Ja iseäranis me ju selle soometsade veerežiimi taastamise ümber on palju poleemikat olnud ja vastuseisu ka. Ja tänase arutelu selline eesmärk ongi mitte vastanduda, vaid võib-olla suurendada arusaamist looduse taastamisest ja seda väga erinevatest aspektidest. Ja meil on siin sellised huvitavad osalejad nagu Tartu Ülikooli ajaloolise taimeökoloogia kaasprofessor Triin Reitalu. Tere, Triin! Võid lehvitada? Tere! Siis TalTechi noorem professor, keskkonnasotsioloog Bianca Plüške-Altov. Tere! Kirjanik ja ELFi nõukogu liige Jan Kaus. Ja ettevõtja ning pärandniitude taastaja Alampedjal Viljar Ilves. Nii, ja ma küsin võib-olla enne publikust ka siin kraadimiseks inimeste kohta, et palun siis tõsta käsi kõigil neil, kes leiavad, et looduse taastamine on vajalik. Ja kellel siis, ja kes on ka käsi, et kes ei ole vajalik looduse taastamine. Kas julgeb keegi kätt tõsta või jäävad erapooletuks? Et publiku kraadimine on ja võib-olla siis pärast kraadime uuesti, aga ma ujutan ette, et meil jääb enam-vähem samaks, et meil suuri vastalisi ei ole või nad ei ole lihtsalt praegu veel välja tulnud. Nii et julgust kõigile osapooltele, et täna me võime siin täiesti vabalt arutleda ja ka vastu argumente esitada. Et ma arvan, et see muudab meie arutelu siin elavamaks. Aga ma võib-olla küsin sellise soojendusringiga meie vastajate või meie panelistidelt, et mis on kõige suurem väärarusaam looduse taastamise kohta? Mida arvatakse võib-olla teie meelest täiesti valesti looduse taastamise kohta? Ma ei tea, Viljar? Nii ootamatu küsimus, et ei oska kohe vastatagi, et no võib-olla siis selle looduse taastamise seisukohalt ma siin olen seda ka näidet varem toonud, et eks siin nagu tekibki küsimus, et kui kunagi toodi kuskil ka Siirimaal või Sotimaal keegi rääkis näide, et kuidas vanaisad siis tõmbasid kraavid sirgeks, eks niimoodi ilusti ja nüüd me siis asume uuesti taastama, ehk siis teeme sellise sinka-vonka, et siis nad ütlesid, et moodustub selline huvitav nagu selline dollarimärk, et noh, mingis mõttes see nagu võib-olla sellist inimeseks olemise sellist nagu rahutust nagu näitab, et me muudkui nagu sahmime, et ühed otsustavad, teeme sirgeks, teine ütleb kõveraks, võib-olla 100 aasta pärast oleme jälle, teeme diagonaalis näiteks üle. Ja, aitäh. Nii algatuseks väga hea, Bianca. Ja et mina ütleksin, et üks selline nagu laialevinud veearusaam on see, et looduse taastamine tuleb kuidagi inimeste heaolu võimaluste arvel, mida võiks ju täitsa nagu
teisest otsast ka nagu lahti mõtestada, et ilma toimiva loodusega meil ei ole need ühiskondlikud alused, mis meil on vaja, et toimida, et turvalisust tagada, et siis ühiskondlikult toimida, majanduslikult toimida ja nagu ka ära hoida sellised tuleviku nii-öelda kulusid, et mis meil on, kui seda loodust meie ümber enam ei toimi nii, nagu ta peaks. Aitäh, Triin, väär aru saama. Ja üks lause, mida ma väga tihti kuulen, on see, et no mis aega te siis tagasi tahate, et mida me siis taastame, et kas 100 aastat või 1000 aastat tagasi. Et selge on see, et kuna meil keskkond on muutunud, kliima on viimasel ajal väga kiiresti muutunud, siis päriselt tagasi selliseid kooslusi, mis meil siin kunagi olid, me ei saa. Ja mida me saame taastada, on siis ökoloogilised protsessid ja see, et meil oleks toimivad ökosüsteemid. Et ma arvan, et see võib-olla see arusaam, et ka eesti keeles see sõna, see taastamine loob nagu sellise tunde, et me tahame midagi täpselt tagasi teha, et seda me tegelikult ei saa. Ja Jan? Ma hiljuti nägin ühte sellise kuulsa rockimehe nagu Lemmy Kilmisteri, kes oli Motorheadi laulja, basskitarrist. Tema tsitaat ütles, et terve mõistus on nagu deodorant. Need inimesed, kes peaksid seda kasutama, ei tee seda mitte. Väga hästi sissejuhatused tehtud. Ma küsin Triinu käest, ikkagi sa hakkasid juba seda rääkima, aga kas ja kui palju on üldse võimalik loodust taastada? Et mida see üldse tähendab ökoloogiliselt? Ja, et me saamegi, väga selge on võib-olla vaadata näiteks meie praegu ammendunud turbaladele, et seal on tõesti praktiliselt kõrb, kui kaevandamine lõpetatakse. Ja sinna, ma arvan, et keegi eestlastest ei hakka vaidlema, et me tahame sinna taastada funktsioneeriva ökosüsteemi. Mis ta nüüd täpselt tuleb, et raba sinna tagasi tuleb võib-olla 1000 või 2000 aasta pärast, et seda meie silmad ei näe. Aga me kindlasti saame seal taastada veetaseme ja seal hakkavad vaikselt siis kasvama juba erinevad veetaimed ja tulevad tagasi linnud ja putukad. Aga natukene võib-olla keerulisem on sellest taastamisest siis tõesti rääkida sellistes kooslustes, kus inimmõju on olnud küll tugev, aga kus ikkagi on puud kasvavad ja mets ja et need samad soostunud metsad, eks ole, et me tahame taastada seda endisaegset veerežiimi ja selle käigus siis muutuvad need kooslused, et siis seal on küsimärk alati õhus, et kas me laseme pigem siis selle loodusele ise taastuda või aitame sellele ka kaasa. Et see kaasaitamine tihtipeale kiirendab lihtsalt seda taastumise protsessi. Et tõsi on, et loodus saab ise väga paljude asjadega hakkama, aga me võib-olla ei jaksa ära oodata seda. Me inimestena oleme natuke kannatamatud ja soovime seda tulemust saada veidikene kiiremini ja siis me aitame kaasa. Ja veel teine teema on siis poollooduslike koosluste teema, mida Viljar siin väga hästi teab, et need on tegelikult kooslused, mis vajavadki inimese väikest kaasmõju läbi iga aasta, et tegelikult see niitmine ja karjatamine on osa sellest kooslusest ja inimene on osa sellest kooslusest, et need tuleb ka arvesse võtta. Ma küsin siia juurde, et too mõni näide, kus inimene on juba suutnud ära oodata või on näha neid tulemusi, kus siis loodus on taastunud niimoodi, et me saame öelda, et siin on looduse taastamine tehtud. Inimene tahab ikka tulemust näha. No näiteks minu meelest just poollooduslike koosluste puhul, et kuskil 10 aastat tagasi lükati käima Eestis suurem alvarite taastamine. Alvarid on sellised hästi õhukese mullaga loopealsed alad. Ja nad kipuvad siis ilma inimese kaasmõjuta võssa kasvama kinni, kadastikku kasvama, et sealt kaovad siis paljud avatud alade liigid ja üsna suurtel aladel siis kadastikku võeti maha, taastati karjatamine ja praeguseks minu meelest Saaremaa ja Muhu need taastatud alad on tõesti väga hästi taastunud ja meil on ka rabasid, kus on pärast kaevandamist, no näiteks Laiuse raba, no väga suure skaalaliselt võib-olla mitte, aga on väiksema skaalas selliseid taastamistöid küll, kus on näha juba seda tulemust. Viljar, selgita siis, kus aladel sina tegutsed ja mismoodi sina nii-öelda seda ala seal taastad?
mina tegutsen siis lamminiitudel ehk siis noh, mingis mõttes, kui me räägime, et see lamminiit, et sõna niit, aga kui võtta, et siis tegu tegelikult on nagu madalsooga iseenesest. Et samamoodi turbane pinnas ja väga vesine. Et noh, eks teataval määral just nende lamminiitude puhul on ka see võib-olla üks põhjus, miks nad on noh, nii vähe kasutuses olnud viimased aastakümned. Et kui meil see kolhoosikord, kus enam keegi või noh, mil keegi väga kulusid väga ei vaatanud, vaid noh, tehti nagu nii nagu esimees ütles, ütleme niimoodi. Et peale seda, kui see nagu ära kukkus, siis hakati otsima noh, ikkagi kergemaid ja majanduslikult nagu mõttekamaid kohti, kus heina koguda või karja kasvatada. Et ja tänu sellele on see ka nagu kadunud väga suures osas. Mis nagu puudutab nüüd seda taastamist ja tulemust, noh, need tulemused tegelikult noh, tulevad erinevates nii-öelda aspektides ka erineva kiirusega, et noh, võib-olla osa taimestikku kuskil taastub suhteliselt kiiresti. Aga näiteks, kui meil on kuskil mingi linnustik on juba saanud tugevalt nagu löögi, noh siis tema taastumine võib võtta, noh kui üldse taastub, et võtta ikkagi väga kaua. Et selles mõttes on see selline ootus tulemusele võib-olla nagu erineva pikkusega, ütleme nii. Sa oled põllumees, karjakasvataja. See töö ikkagi seal sellistel aladel on ikka üsna raske ju. Oleks palju lihtsam teha kuskil mujal kuivadel intensiivse kasutusega aladel. Miks sa seda teed? No minul nagu isiklikult minu juurde tuli see tegevus lihtsalt tänu sellele, et ma ise asusin elama Alampedjale, kus siis väga suur osa Eesti lamminiitudest näiteks kasub. Ja kuna noh, nii-öelda silmaga vaadates see, mis seal eelnevalt tehti kogu lugupidamise juures nagu varasemate tegijate osas, noh, seal oli nagu palju vajakajäämisi, et ja noh, kus nagu öeldakse vanasõnagi, et kus viganed laite, seal tule ja aita, et tee siis paremini, et noh, kritiseerida on ju eriliselt nagu lihtsam. Ja sellepärast ma sinna sattusin ja noh, võib-olla miks ma veel ikka olen seal, see on minul 11. sooaeg seal toimetada. Noh, on see, et noh, nagu näed seda tulemust, et ikkagi läheb nagu paremaks. Läheb aeglaselt, aga läheb paremaks. Ja see nagu innustab, kuigi 2 viimast aastat on olnud eriliselt nagu masendavad. Et üldiselt see, kui sa näed, et sa saad nagu teha midagi, mis on kasulik ühtlasi nii loodusele, kui ka on siiski ka ettevõtlusvorm, siis noh, miks mitte, et mingis mõttes on see selline indulgent siis võib-olla isiklik. Ma küsin ühe küsimuse veel sult, et kas sinu tegevusele on ka mingisugust vastuseisu olnud, et miks sa siin seda teed või me täna natuke vastuseisust siin räägime. Kas sinu sellistel aladel on seal inimesed ka kritiseerinud seda, mida sa teed seal? Võib-olla sellised niidud laiemalt on nagu sellisest üldisest vastuseisust kõrvale jäänud, noh võrreldes näiteks otse nagu kui me räägime soode taastamisest, sest noh, niit visuaalselt on lihtsalt väga sulnis vaatepilt, eriti kui sa kulged näiteks mööda Emajõge ja näed sellist avatud maastikku, siis see on nagu palju toredam kui pajuvõsa. Aga noh, ikka ega seda me ju kuuleme üsna tihti, et noh, et kas see üldse on nagu, on ta siis põllumajandus või on ta siis keskkonnakaitse ja on ta siis ettevõtlus või me lihtsalt sponsoreerime seda üritust siin ja nii edasi, et eks need nagu diskussioonid ikka on ja noh, neid inimesi, kes arvavad, et las kasvab võssa või meid ei huvita, et noh, neid ikka alati on, et sellest ei pääse. No Bianca, kui me vaatame 2 erinevat inimest, kes võib-olla, kelle maailmavaade on ka erinev. Miks üks inimene vaatab taastamisprojekti kui edulugu ja teine kui katastroofi? Kõik on muudetud. Et no alati see, kuidas me näeme loodus või inimese looduse
suhet, et need on ju ühiskondlikud sellised kujundatud arusaamad. Ja see tähendab, et see sõltubki väga sellest, et mis ajastus me elame, mis kohas me elame. Aga samas ühiskonnas on nii erinevad grupid ka, et kes jälgivad erinevad meediaruume näiteks, elavad erinevates kogukondades, neil on erinevaid rolli ühiskonnas. Ja see tähendab, et puudub tegelikult seda universaalset arusaam sellest, et mis on loodus ja mis on inimese roll looduses. Et see tähendab, et ühe inimese jaoks tõesti võib-olla näiteks mets pigem selline kodumaastik või nagu elurikkuse kandja puhke alla, aga samas ka nagu selline majanduslik ressurss. Ja sellest lähtuvalt tegelikult ta näeb ka nagu taastamist ja kaitsmist nagu erinevate vaatenurgade all, et kas ta näeb seda kuluna või investeeringuna või kas ta, meil on ainult üks projekt ka, et seal oli looduskaitsmine oli just teemaks ja lähtuvalt sellest nagu baas arusaamast looduse rollist, et nähti ka nagu erinevaid seda kaitsmist erinevate, kas ta nagu on täiuslik kaitsmine, kas ta on selline suhteline kaitsmine, ikkagi arvestades nagu lõppude lõpuks inimeste huvidest. Et see kindlasti mängib väga olulist rolli, seal on tihtipeale ka nii, et ühist keelt kuidagi me leiame, küll kasutame sama sõnu, aga erinevate tähendustega. Ja tihtipeale jääbki nagu need erinevad taustamaad jäävadki nagu avastamata. Ja see teine on ka see, et alati peab võib-olla ka vaatama nagu lisaks nende tähendus nagu maastikule ka see, et kui me teeme taastamisprojekte, et kes ongi need inimesed, kes kannavad neid kulud, kes saavad sellest kasu, et kas me oleme nagu ka neid kompensatsiooni niimoodi vaatanud, et me tagastame seal mingisugust võrdsus, et nagu päris mitte ainult tähenduslikud asjad, vaid ka nagu need päris aluses, mis võib tekitada nagu sellist vastuseisu või sellist teistsugust vaatenurka. Et me seda nagu tõesti nagu iga sammu juures vaatame ka, et kas kõigil, kellel on kuidagi mingisugused kulud sellega projektiga seoses, et kas kõik saavad oma arvamust nagu avada ja võrdsed nagu võimalus siis kaasa rääkida ja saada oma kulusid ka kompenseeritud. Et seal on nagu see päris nagu alus on ka seal all, aga muidugi kuivõrd palju seda kompenseerida jällegi mitte unustades, et me ei ole ainult inimesed, vaid loodus on ka nagu siin oluline partner ja ka tema huvisid peaksid olema kaitstud. Aga hea, nendest teemadest me natuke edaspidi veel räägime. No Jan, see on see, kas kraavid kinni või lahti, selline vaidlemine ühiskonnas, et see on ka selline kultuuriline küsimus ju tegelikult, et kas see vana, see plakat siin oli soo ja me läheme nüüd selle vastu, et see on ka selline need kokkulepped ja need sellised edasiminekud, see on nagu kultuuriline identiteet, mis meil parasjagu nagu on. Kuidas sa kommenteerid seda? Vabandust, ma kõigepealt kommenteerin täiesti asjasse puutumatult lihtsalt sellest lähtuvalt, kuidas sa oma küsimus sõnastasid. Ma eile, kuna ma olen selline paadunud flanöör, siis ma jalutasin eile linnas ringi Tallinnas ja avastasin Tatari tänava äärest sinna, kuhu kunagi pidi tulema Rävala puieste läbimurre, ühe maja siis selle keldri korruse peale oli keegi kirjutanud, siia tuleb soo. See oli täitsa huvitav, et täiesti kesklinna keegi on kirjutanud sellise ähvarduse, siia tuleb soo. aga jah, ega ma arvan tõesti, et osa probleemist väljendub mitte ainult, eks ju, keskkonna seisukorras, vaid selles, kuidas meie keskkonda suhtume ja kuidas me omavahel keskkonnast aru saame. Ja üldiselt me elame ju, see on väga hea, et me elame demokraatlikus ühiskonnas, kus inimestel pole lihtsalt ainult võimalus, vaid ka tegelikult vabadus, eks ju, erinevalt mõelda. Mitte omavahel nõus olla. Aga ma olen mõelnud ühele asjale, mida Kaisa Ling vist paar aastat tagasi 20. augustil oma kõnes ütles, et me ei oska enam isegi tülitseda. Me ei oska isegi enam nii-öelda mitte omavahel nõus olla.
et äkki me peaks kõigepealt õppima ühesõnaga paremini omavahel mitte nõus olema. Et aru saama. Jääda viisakalt eriarvamusele, nagu üks tsitaat ütleb president. Jah, ja siis võib-olla hakata kuidagi liikuma üksteisele lähemale, sest mulle tundub, et kui meid on harjutud mõtlema vastandlikult, eks ju, üksteisest eemale, siis see teeb igasuguse mõistmise üha raskemaks. Et kui me pööraks selle ümber, et me hakkame üksteisele liginema, sedasi aegamisi, vaevarikkalt, aga suund on selge, suund on liginemine. Üks Aleksandr Suumani hästi ilus luuletus, eks ju, et mõned inimesed liginevad, jäävadki liginema ja nende liginemine on nagu selle sooja hommiku sarnane. Et umbes mingi taoline liikumine võiks rohkem levida. Et sageli ju näiteks minusuguseid looduse suhtes väga tundlikke inimesi kiputakse sildistama, et ma kuidagi, et kas sa siis ei tahagi, et Eestil nii-öelda majanduslikult hästi läheks. Ja mulle tundub, et suurem osa looduskaitsjaid ju ei arva, et me peaks nii-öelda majanduse kinni panema või me peaks ühesõnaga kuidagi, et see keskkondlik mõtlemine ja majanduslik mõtlemine, nad on erinevad ja neil on sageli ka, eks ju, võib-olla ka vastukäivad ideaalid. Aga ma olen sama kindel, et nende vahelt saab leida mingisuguseid ühiseid jooni või sarnaseid suundi, sarnaseid taotlusi. Et kui see mõtlemise liikumine oleks nende sarnaste taotluste poole, siis minu meelest oleks juba astutud suur samm. Kuidas teised Jaani mõtted kommenteerivad? Keegi ei taha öelda, et ei ole üldse nõus. Ja ei, mul on tunne, et see vastandumine, et see ei ole ju ainult keskkonnateemadel, et see on nagu üldine selline ühiskondlik trend praegu, et just seesama, et me ei oskagi enam vaielda. Et see keskkonnateema on ka lihtsalt sellesse samasse potti sattunud koos teiste poliitiliste ja mittepoliitiliste teemadega. Vabandust, ma lihtsalt ütlen ühe nüansi siia juurde, et seda asja tegelikult võimendab või teeb probleemsemaks ka see, miks me ei oska vaielda, on see, et vaidlus läheb kohe nii-öelda afektiivseks. Ja afektiivsus tegelikult takistab järelemõtlemist, takistab ka seda, et ma mõtlen oma vastase argumentide üle järele ja proovin sealt välja filtreerida seda, mis on nagu edasi mõtlemist väärt. Üks prantsuse filosoof Gilles Deleuze, kelle mõtet ma olen üsna sageli tsiteerinud, et ta rääkis sellest, et kui näiteks sellises nõukogude režiimis keelati inimestel arvamust avaldada, siis me elame kuidagi vastupidises sunnis, et kõigil peab olema iga asja kohta arvamus. Ja siis ühesõnaga, kui tekib mingisugune ühiskondlik dilemma, siis kõik, eks ju, ühesõnaga hakkavad seda arvamust väga jõuliselt avaldama, tekib selline afektiivne foon, ühesõnaga, kus, eks ju, selline kuulamine või järelemõtlemine kuidagi nagu ära kaob. Ma lihtsalt tahtsin seda lisada veel. No üks on arvamus, aga teine on ikkagi teadmised, et see arvamus võiks ju põhineda ka teadmistel, et kas me ühiskonnas saame aru, miks meil on selliseid loogelisi jõgesid, märgasid maastikke, märgasid metsasid üldse vaja. Kas me tajume, et neid asju on vaja tegelikult? Bianca. Ja, et ma tahtsin siia lihtsalt sisse tuua see nagu üks hiljutine kogemus, et me olime hindajatena seotud Hea elu rahvakoguga just selle aasta alguses ja seal nad katsetasid asi, millele tegelikult sina ka viitasid, et just kaasamine kui selline õpikogemus ja õpikogemus selles suhtes, et neid teadmisi, mis on vaja, taustateadmisi, mis on vaja, et seda teemat arutada, aga ka õpikogemus selles suhtes, et kuidas me saame üksteisega rääkida, et kuidas me saame kuulata üksteist, kuidas me elame sellega, et me ei ole nõus, et kuidas, mis on nagu see järgmine samm nagu sellest edasi, et nad just hästi palju nagu panustasid sellesse, et luua sellist ruumi, kus me õpime jälle üksteisega vaielda ja arutada. Ja võib-olla see võiks olla nagu ka selline tuleviku suund, kui see on nagu teatud väljakutse praegusel hetkel, kus kõik on nagu, ma ei tea, näiteks sotsiaalmeedias oma mullidest kuidagi tundub, et kõik, kellega ma suhtlen, on minuga sama arvamusel, et teised on kuskil seal teises ääres, et siis mõtestada nagu ka seda kaasamist ja arutamist tõesti õpikogemusena.
kuulge, aga me võime siin vaielda ühe ja teise projekti üle, aga tegelikult ju looduse taastamine käib ka sellisel strateegilisel tasemel juba ja praegu on Kliimaministeeriumi eestvedamisel ka Eesti looduse taastamise kava tegemises. Triin, oskad sa niimoodi rääkida, mis asi see täpselt on siin kuulajale, kes pole kuulnud, mis on Eesti looduse taastamise kava ja kus sellega ollakse, mille jaoks seda vaja on? Ja no siin kava koostajad istuvad publikus, eks ta siis lehvitage, kui ma midagi valesti ütlen. Aga ja, et see lähtub siis tegelikult Euroopa Liidu taastamise määrusest, mis kirjutati alla 2024 augustis ja see siis kõik seab siis teatavad sellised konkreetsed kohustused liikmesriikidele ja see looduse taastamise kava, mida siis Eesti riik praegu koostab, ongi siis nagu plaan, kuidas jõuda nende kohustuste täitmiseni, mis me Euroopa Liidu ees oleme võtnud. Nii et see on väga konkreetne selline tegevuskava, mille me siis ühiskonnas kokku lepime, et kuidas me oma looduse taastamiseni jõuame. Kui oluline see kava sinu jaoks on ökoloogina? Ma arvan, et see on väga oluline, sest see annabki just ka võimaluse võib-olla natukene mõelda ka kaitsealadest väljaspool, et me praegu oleme seda looduskaitset ikkagi väga palju mõelnud ainult kaitsealade sees, aga teadustööd ja meie enda kogemused praegu Eesti loodusest näitavad, et sellest ikkagi ei piisa, et me kaitseme ainult kaitseala piires ja nii kui piir ette tuleb, nii lõpetame mõtlemise loodusele. Et see annab ka võimaluse põllumajandusmaastikes mõelda elurikkusele rohkem ja ka riigimetsades võtta kasutusele meetmeid, mis aitaksid loodust hoida ja looduse elurikkust hoida. Viljar, sina kui maaomanik või ettevõtja, kuidas sina vaatad, et kui riik tuleb välja sellise looduse taastamise kavaga, võib-olla ei tegutseks praegu seal oma pärandniitudel, aga kuskil mujal, kuidas sa vaataks sellele ja mida sa ootaksid maaomanikuna? No seal on jah erinevaid aspekte, et siin me oleme just mingis mõttes nagu kõik need jutud, mis käivad, räägivad nagu justkui ühest ja samast asjast, et mingis mõttes see sõltub sellest, millise pingi peal sa istud, kui nii võib öelda, et kes näeb seda sellist nagu võib-olla kas lisakulu halvemal juhul, teisel juhul võib-olla kui lisakohustust lihtsalt ja nii edasi ja kolmas võib-olla siis näeb nagu võimalust püstitada endale ülesanne teha nii-öelda väga väike kulu selleks, väga väikese vaevaga ja väga suure tulemusega, eks ole, et kui selline avatud mõtlemist oleks kindlasti sinna nagu vaja, kui me räägime nüüd puhtalt ainult nagu ettevõtluse vaatevinklist, et siis seda ma olen mõned korrad ka ütlenud, et loomulikult me peame nagu vaatama ka seda aspekti, et me ei muudaks Eestit kui niisugust selliseks suureks loodusmuuseumiks jutumärkides. Et niimoodi võib-olla ta kõlab nagu natukene halvasti selles kontekstis, aga et keegi ei maksa meile seda kinni, et naljaga pooleks öeldes Saksa turist tuleb, vaatab, küll teil on ilus soo, jätab siia 100 eurot jutumärkides ja läheb, teeb Bemareid tehases edasi ja SKT on 2 korda suurem kui Eestil, eks ole. Aga et see tasakaalupunkti otsimine on nagu nii ehk nii oluline, et mõlemad äärmused on halvad. Nii äärmuslik looduskaitse kui ka äärmuslik selline looduse arutu ekspluateerimine. Et ja võib-olla seal natukene on ka probleemiks, kui me näiteks toome paralleeli metsadega, et minul siis kui jutumärkides lihtsa inimese esindajal siin praegu on ju väga raske kujundada sellist tõe ja õiguse kontekstis sellist arvamust, et kui meil 2 näiteks juhtivat ülikooli Eestis on kardinaalselt erineval arvamusel, kas meil on metsa palju või vähe, kas me raiume teda palju või vähe ja nii edasi. Ja siis see nagu paratamatult läheb sellise usu küsimuse peale. Ja
ja me teame, et usu küsimusega vaielda on nagu väga raske, et ja mõlemat pidi. Ja see tekitabki neid äärmuseid ja ja sealt me jõuame ka sinna samade tuliste vaidluste juurde, kus esimene asi on kõigepealt pomm õhku lasta ruumis ja siis hakkame nagu vaatama, kes selle süütenööri kurat põlema pani üldse, on ju. Bianca, kuidas teha sellist kava niimoodi, et inimesed tunneksid, et see on meie ühine kokkulepe, mitte mingisugune järjekordne peale surutud dokument? Sa küsid väga suure küsimuse, et ma arvan, et kui siin sellist nagu väga must valged vastust oleks, et siis ma usun, et nii mõnedki arutelusid oleksid läinudki teistmoodi. Aga ma püüan nagu mõned punktid välja tuua. Nagu üks osa on võib-olla nagu tõesti see kaasamise osa. Et kuidas me seda kaasamist siis disainime, et üks oluline punkt ma tõin juba enne välja, et just nagu seda kaasamist kui õpikogemus, et kui me teame, et just nüüd arutamis- ja vaitlemis nagu kogemused ja oskused on kuidagi need, mida võiks nagu tugevdada. Aga ka see, et mitte ainult, et me kutsume kõik, keda see puudutab kohale, anname neile võimalust, vaid kuidas me ka aktiivselt võimendame neid, kelle hääl tavaliselt jääb natukene nagu vähem kuulda. Et kuidas me püüame väga aktiivselt võib-olla neid ka kätte saada, et nende hääd kuuldavaks teha. Ja siin võib-olla ka vaadata, mis keeles me nendest asjadest räägime, millised teadmised meil on vaja nagu võib-olla üksteisega jagada, enne kui me üldse saame nagu edasi rääkida, et kindlasti nagu, et kõik, mis võiks nagu eemale peletada, et võib-olla nagu neid barjäärid vähendada, et ja aktiivselt selleks tööd teha, nagu see on üks asi. Aga tegelikult on palju nagu need uuringud ka näidanud, et me tihtipeale vaatame ainult seda kaasamist ja siis me hindame, et kas nagu see läks hästi või halvasti. Aga kõige huvitavam osa on siis, kui see kaasamine on läbi. ja kuidas siis nende sisenditega nagu arvestatakse ja päriselt millist osapoolte sisenditel ongi siis rohkem mõjuvõim siis otsustusprotsessides ja kuivõrd läbipaistav see siis veel on. Ja kas me saame nagu selles osas ka nagu tagasiside, et kuidas päriselt siis arvestati ka nende sisenditega ja mis võib-olla uksede taha veel juhtus, et need kaks osapoolet kindlasti võiks nagu koos arvestada ja siin nagu võimalikult palju panustada selleks, et seda läbipaistvust juurde tekitada. Jaani, sinu käest küsin, et kas meie ühiskond on üldse võimeline sõlmima selliseid kokkuleppeid, mille mõju ulatub järgmiste põlvkondadeni, et kui me vaatame seda janti, mis metsanduse arengukava ümber on toimunud, siis seesama kogu see kaasamine, see ikkagi läheb eestlaslikult. Iga pool oma poole. Muide, ma just kirjutasin artikli, kus ma osutasin väga eestlaslikule stseenile Oskar Lutsu ühest raamatust. Nimelt Oskar Luts kirjutas sellise raamatu nagu Argipäev, eks, et ühesõnaga see on siis pärast siis Tootsi pulma. Te ju teate, eks ju, et Teele avastas, et rajal ei ole ikkagi nagu kusagil õieti eladagi ja Ülesool ei ole kusagil elada ja läks rajale tagasi. Toots jäi üksi Ülesoole. Ja siis ta saab aru, et ta peab ehitama uue maja, et üldse oleks kusagil oma abikaasaga elada. Ja siis ta mõtleb, et ta läheb sinna kohaliku mõisavalitseja Pürjeli jutule, et müüb talle kartuleid, et saab mingit raha selle eest. Aga Pürjel ütleb, et ei, et kõigepealt tulge sinna tahatuppa edasi, teeme kohvi. Mul on ka vähekene sellist pühadejärgset kringlit, väheke kuiv on, aga igal juhul, eks ju. Sööme ja räägime, siis hakkavad arutama. Toots räägib oma probleeme ära ja Pürjel ütleb, et aga et te ju ei ehita maja raha eest, eks ju. Maja ehitamiseks läheb ikkagi muud materjali vaja ja siis Toots ütleb, et nojah, aga ma pean neid palke ju raha eest ostma. Pürjel ütleb, et ei, et teie annate mõisale kartuleid ja ma annan teile mehe kaasa, lähete metsa, võtate sealt sobivad palgid. Ja vot see on minu meelest selline ka väga tüüpiline selline asi, mida ma nimetan hubasuseks, mis on Eestis väga võimalik, et sa lood selliseid hubaseid suhtlusvorme. Aga kõik räägivad, eks ju, pigem sellisest tammsaarelikust hammaste
krigistamisest ja hambad ristis kraavi kaevamisest. Et mulle tundub, et me ju ise loome endale neid oma lugusid. Ja noh, mulle tundub, et Eesti on selles mõttes väga edukas ühiskond, et me oleme selle ühe demokraatliku ideaali väga hästi toimima pannud, selle eneseteostusliku ideaali, eks ju, et ühiskond põhineb üksikisiku võimalusel ja õigusel ennast teostada. Aga mulle tundub, et me sageli ajame selle eneseteostuse egoismi sassi, et ühesõnaga eneseteostusel ja egoismil on väga tugev erinevus. Et kui ma ennast teostan, siis mul on vaja teisi inimesi, kellega koos ennast teostada. Egoism tähendab seda, et ma teostan ennast teiste arvelt, teistest hoolimata. Ja no mulle tundub, et kui me liiguksime, no jällegi ma räägin, eks ju, sedasi väga egoistlikult oma väiksest vaatevinklist, aga et kui me kuidagi oma praktikates, igapäevastes praktikates liiguksime egoismi suunalt eneseteostuse suunas, et me teostame ennast koostöös teistega, siis võib-olla sellised koostöövormid hakkaksid, kuidas ütelda, diametraalselt laienema, ühesõnaga nagu, eks ju, vette visatud kivist tekivad lained. Ja ühesõnaga hakkavad levima sellised koostöövormid, kus, eks ju, eesmärk ei ole mitte see, et iga osapool peab ühesõnaga oma sellest tõest kinni hoidma. No kui me juba kasutame tõe ja õiguse metafoori, vaid et liigutakse mingisuguse ühise otsuse poole, mis tundub nagu kõigile enam-vähem õiglane. Ühesõnaga, et oma tõe ajamise asemel otsitakse ühist õigust. Mõtted on ilusad. Jah, aga mis neist kasuga on? No kui me läheme siit edasi, siis maaomanikud, ettevõtjad, siin organisatsioonid saatsid ju ka Kliimaministeeriumile ühispöördumise, et nad ei vaidleks ja looduse taastamise eesmärgile vastu, kuid leiavad, et puuduvad piisavad mõjuhinnangud, kulude analüüs, rahastusallikad, sisuline kaasamine ja küsivad, kes selle kõik kinni maksab, kuidas mõjutab see maaomanikke ja maapiirkondi. Et kuidas sa, Bianca, kommenteerid seda? Kas see on selline, mis see siis on, usalduskriis? Selle suhtes me oleme sellised etteheided ka nagu teistel aruteludel ja kaasamisprotsesside näinud ja osaliselt ikkagi viitavad nad sellele, et võib-olla see nagu, et kõik ikkagi ei jaga seda ühist eesmärgi. Et nagu see eesmärk, see eesmärk, millega seda kava nagu tehakse, et võib-olla ei jagagi seda, et selle taastamist on nagu sellisel määral vajalik. Et siin on just vaja nagu just kaks sammu tagasi astuda ja vaadata, et kuidas me saamegi tekitada olukorda, et kui me vähemalt nagu mingisuguse määral nagu jagame seda ühiselt eesmärgi, et ja see teine osa on see, mis mul just praegu jäi meelest ära. Ja nüüd tuli meelde, et nagu seda taastamiskava mul tundub, et nähakse ka nagu seoses teiste suurte teemadega nagu rohepööre, kliimalepped, et osa nagu nendest. Ja just rohepööre on nagu mõned, ma mäletan, et antropoloogilised uuringud on ka näidanud, et see on nagu jätnud inimestele selliste survestava nagu ülevaid alla projekti nagu mulje. Ja kui taastamise nähakse nagu osa sellest, et siis ta tegelikult see vastuseis ei ole ainult nagu selle võib-olla see taastamise vastu või selle protsessi vastu, vaid ka nagu seotud nagu selliste suuremate tausta arengutega ja selle nagu arusaamaga, et see ongi selline nagu ülevaid alla tehtud projekt ja siin võib-olla vaadata, et kuidas me saame seda teha nii, et inimesed võtaksid need eesmärgid rohkem nagu endale omaks, et kuidas see ei tunduks neile nagu peale surut asi, vaid vaatame, et mida juba tehakse, et kui me teeme
tahame asi teistmoodi teha, kuidas me saame arvestada nende teadmiste, kogemustega, mis juba olemas on. Kaasame neid, kes parasjagu võib-olla nagu selle suunda juba nagu tegutsevad, et just nagu vähendada seda vastuseis sellele, et see on nagu selline pealesurutud projekt, et suurendada seda nagu eesmärkide omaks võtmist. Et mulle tundub, et see on nagu see, ta on tegelikult lihtsalt nagu üks sümptoom suuremast vastuseisust. Kes veel selle pöördumise kohta kommenteeriks? Miks sellised pöördumised tulevad? Miller? Et kuna ma ise nagu olen ka kuulunud sinna looduse taastamise kava töörühmadesse, siis ma nii-öelda olen selle seltskonnaga ühe laua taga nagu olnud ja ma nagu ise nagu arvan, et ma paigutuks sinna suhteliselt nagu keskele. Et mitte nii-öelda emba-kumba äärmusesse ja ma arvan, et seal on tegelikult selline probleemi alge on tegelikult selles, et selline jälle üldinimlik nagu tõhustamine, mida me oleme kogu aeg taga ajanud, eks ole, ja see on selline globaalne probleem, mida iseenesest me siin võib-olla isegi kui meil Eestis nagu tekiks mingi hea nagu mõte, kuidas neid asju nagu ajada, siis kui me nüüd räägime sellest intensiivpõllumajanduse nagu vaatevinklist, siis loomulikult, et sa nagu globaalses mõttes nõrgestad nagu seda meie siis nii-öelda seda põllumajandus nagu nii-öelda ettevõtjat. Sellepärast, et kusagil toodetakse vilja nii nagu homset ei oleks, eks ole. Ehk siis sa konkureerid globaalsel turul selliste tegijatega, kes mürgitavad, väetavad lõputult, eks ole. Et lõpptulemusena võib-olla see lahendus peaks olema tõsiselt võetavalt, kui nagu me tahaks lahendada, siis see tähendaks seda, et me peaksime väga tugevalt ära reguleerima Euroopa Liidu siseturu ja ütlemagi, et aga teate, me lihtsalt ei lase siia sisse sellist kaupa, mis on toodetud sellisel viisil, mis ei lähe kokku meie nagu mõttemaailma ja vaadetega. Et ja naljaga pooleks öeldes, et see on sellise pikaajalise protsessi negatiivne tulemus, kus me kogu aeg oleme tõhustanud, tahtnud järjest rohkem saaki saada, järjest suuremad masinad, järjest rohkem mürke, järjest rohkem väetisi. Ja ühel hetkel täna me oleme jõudnud sellises situatsiooni, et see tundubki meile, et ainult nii saabki, on ju. Ainuke jama on see, et see on toimunud võib-olla viimased mõnikümmend aastat. Tekib küsimus, et kuidas me need ülejäänud miljonid aastad siia nagu välja vedasime. See on selline, ta eeldab sellist suurt kokkulepet tegelikult Euroopa tasemel, ma ütleks, et maailma tasemel, ma arvan, et nii naiivsed me olla ei saa, et me loodaks, et me saaksime siit Hiinast kuni Tšiilini kokkuleppe. Väga hea, aitäh. Ega me ju ikkagi põllumajandust ju kinni ei taha panna, aga me tahame mingitel aladel tuua neid looduse väärtusi või hüvesid tagasi. Triin, kas teadus suudab hinnata neid taastamise seda mõju ja kulusid ja esitada neid ka majanduslikult mõtlevale või selle vaatega inimesele arusaadavalt, miks seda vaja teha on? Ja selleks on kohe tervet peaaegu et teadusharu, kes siis teadlased üritavad siis hinnata neid looduse hüvesid või ökosüsteemi teenuseid, nagu neid ka nimetatakse, ja neid ka rahasse hinnata, et nagu majanduse keeles nendest rääkida. Ja see on väga raske ülesanne, sest kuidas sa neid rahanumbreid paned, et kuidas sa paned rahanumbri kas või sellele, et sul tuleb kaevust puhas vesi, mida sa saad kohe juua. Ja siis sa peadki selle rahanumbri arvestama sealt, kui sul alternatiivina tuleb see vesi kusagilt puhastusfiltritest läbi lasta või kuskilt autoga kohale tuua. Et tihtipeale me mõistame seda väärtust, ka rahalist väärtust alles siis, kui me millestki ilma jääme. Ja võib-olla seda nagu võikski siia lauale tuua,
et mis siis juhtub, kui me ei tee, et meil Eestis ju tegelikult on juba piirkondi, kus on joogiveega väga tõsised probleemid, kus peab joogivett, ma saan aru, et sa just tulid joogivee teemalisest arutelust, et see vee teema kindlasti on ka seal taastamise kavas ja taastamise teemas oluliselt sees ja ka see, et põllumajandusmaastikes oleksid puhvrid, mis ei laseks neid väetisi ja mürke meil vette, et need on väga tugevasti seotud ka majanduse ja tegelikult pärast selle joogiveega. Aga jah, tegelikult ma pidin rääkima siis looduse hüvede hindamisest, et Euroopa Komisjon sellesama taastamise määruse koostamise hetkel siis on hinnanud, et 1 euro, mis pannakse sellesse taastamistöösse, võiks tagasi tuua 8–38 eurot. Nii et see on tegelikult ikka väga suur nagu rahaline kasu, aga need kasud ei käi nagu täpselt siis niimoodi ühe ärimehe taskust teise, vaid need on ühiskondlikud kasud, eks ole. Et me saame siis ühiskonnana rikkamaks kas või selle tõttu, et meil on puhas keskkond ja inimesed tunnevad ennast paremini, inimesed saavad käia looduses ja see looduses viibimine juba tegelikult mõjub meie tervisele hästi. Et see ei ole ka mitte uhuu, vaid see on päriselt teaduslikult ka tõestatud, et see nii on, et meile mõjub hästi roheline roheluses viibimine ja elurikas looduses viibimine ja ka puutumine kokku elurikka mulla ja meie lapsed peavad saama näpud mulda panna ja need siis pärast suhu panna, sest see tegelikult mõjutab ka nende edasist mikrofloorat nende kõhus, immuunsüsteemi sellega. Nii et saab panna küll rahanumbrid külge. Ja Bianca. Et ma tahtsin lihtsalt Triinule ühte asja nagu lisada, et tegelikult on ju ka väga kitsas arusaam, et kui me mõtleme kuludest ainult nagu majanduslikud kulud, et me võime ju ka vaadata, mis on neid keskkonnakulusid, mis on neid tervisekulusid. Ja ma ei tea nagu siis, kui me taastamisega ei tegele, et mis on lõpuks see kliimamõjuste nagu leevendamise nagu teised kulud või mis meil siis nagu kättesaamatu jäävad selle tõttu, et me oleme otsustanud oma otsustes lehtuda ainult majanduslikust loogikast, et selles suhtes, et see nagu see millistest kuludest me räägime, et võiks alati nagu ka olla nagu selline esimene küsimus. Jan, kas ühiskond saab aru ikkagi majanduslik kasu versus looduse iseväärtus, et mõlemad, üks ei välista teist, mõlemad on vajalikud? Ja ma arvan, et selle mõistmisega on probleeme jah, sest mulle tundub, et üks asi, mis kui ma nüüd väga sellise jõulise üldistuse teen ja andku teadlased mulle andeks, eks ju, et kui ma seda sedasi sõnastan, aga mulle tundub, et üks väga suur erinevus, ütleme inimeste, kuigi inimesed on ka osa loodusest ja ütleme siis sellise loodusliku keskkonna vahel on see, et me oleme kuidagi harjunud vastandama ühtsust ja mitmekesisust, et inimesed ihaldavad sellist ühtset ühiskonda, mis hingaks ühes rütmis ja siis see kuidagi igasugused sellised mitmekesised inimsuhtluse vormid või mingisugused kõrvalekalded, mingid mutatsioonid, ütleme kultuurilised mutatsioonid võivad tunduda ohtlikuna. Aga looduskeskkonnas tundub olevat sedasi, et mida mitmekesisem, seda ühtsem, et ühtsus ja mitmekesisus ei ole vastandlikud. Ja mulle tundub, et see on ka ju üks demokraatia suuri plusse, et ta tunnistab mitmekesisust või ühesõnaga, et ta isegi ütleb, et meie ühtsus põhineb mitmekesisusel. Ja sellega tegelikult kaasneb üks teine väga oluline asi. Ma saan aru, et ma olen väga abstraktselt rääkinud, aga ma püüan oma juttu kuidagi siis ka nagu konkreetse teemaga siduda. Et ma olen kuidagi mõelnud, et üks demokraatia suuri plusse näiteks selliste totalitaristlikke ühiskonnakordade ees on see, et demokraatia on avalikult katsetuslik. Ühesõnaga, et ta eirab või ühesõnaga ta tunnistab, et staatilisust ei ole võimalik saavutada. Ühesõnaga, et elu on oma olemuselt dünaamiline, muutuv. Selles on palju muutujaid ühesõnaga ja me peame pidevalt ühesõnaga koos olemist katsetama. Et demokraatia on selline püsiv protsess, ühesõnaga, et ta ongi põhimõtteliselt nagu lõppematu protsess. Aga samas, eks me oleme maailmas, mis muutub üha keerulisemaks ka mingis mõttes teaduse tõttu, sest teadus, eks ju, ühesõnaga bioloogia
teoreetiline füüsika, see kõik on, eks ju, laiendanud tegelikult maailma piire. See, kuidas inimesed tajusid maailma 100 aasta eest ja kuidas nad tajuvad praegu, see on nagu öö ja päev, eks. Einsteini erirelatiivsusteooria muutsid maailma täiesti pöördeliselt ja praegu näiteks bioloogia avastab taimede tundlikkust. Ühesõnaga see, et taimed ja loomad suhtlevad meiega, meie lihtsalt ei saa neist aru, me ei tunne nende keelt. Ühesõnaga me peame tegelikult nende keelt alles õppima. Ja ühesõnaga mulle tundubki, et näiteks selline igasugune nagu katse, eks ju, loodust taastada on ka ju tõesti katse, ta on katsetuslik, ta on oma olemuselt katsetuslik. Tulemustes, ühesõnaga tulemustes võib olla enam-vähem kindel, aga see kindlus ei ole 100%. Ühesõnaga, et mulle tundub, et see maailm, mis muutub justkui üha keerulisemaks ja komplekssemaks, eks üks vist 20. sajandi kõige tuntum sotsioloog Niklas Luhmann rääkis lausa keerukuse morfogeneesist, kasutas evolutsiooniteooria termineid, et maailm muutub üha keerukamaks ja mida rohkem tema mõtleme, seda keerukamaks ta muutub ja inimesed otsivad lihtsaid lahendusi. Nad ei suuda seda keerukust enam nagu vastu võtta. Nende jaoks tundub keerukus hirmutav ja nad tahavad lihtsaid lahendusi, eks. Et näiteks meditsiin muutub üha keerukamaks, inimesed tahavad, et oleks ütleme mingisugune vesi, vähekene soodat, vähekene suhkrut ja parandab kõik minu haigused. Et inimesed otsivad lihtsaid vastuseid, aga ainuke lihtne vastus on vist see, et lihtsalt vastuseid ei eksisteeri. Et maailm oma olemuselt on kompleksne ja me peame sellega nii-öelda pidevalt kohanema. Ja demokraatia ongi see, et me kohaneme jätkuvalt, pidevalt, püsivalt kohaneme ja see kohanemine ongi meie praktika. Ja see igasugune looduse taastamine või ühesõnaga suhe loodusega kuulub selle komplekssuse juurde, kuulub selle kompleksse katsetuslikkuse juurde. On selle ilming. Väga õige. Kui suur osa sellest taastamise protsessis on ikkagi see ebakindlus või et me tegelikult ei tea ju, kuhu see taastamine meid viib. Kas me teame täpselt, mida me sealt välja saame pärast, kui me mingisuguseid protsesse teeme, Triin? No päris nii see nüüd ka ei ole, et me lihtsalt katsetame, et üldiselt meie teadmised ökoloogiast ja ka kui me räägime veerežiimidest ja hüdroloogiast ja nagu sa Jan ütlesid, et teadus on jõudnud nagu nii kaugele, et on muutunud väga kompleksseks. Ja tõesti me suudame ikkagi minu meelest üsna hästi ennustada, et mis juhtub, kui me midagi teeme. Seal võib olla, loomulikult on seal veapiirid ja üht-teist võib minna natuke teisiti, kui me ette arvasime. Aga kui me ikkagi näiteks luhaalalt selle võsa maha võtame ja seal niitma hakkame, siis sinna tulevad tagasi luhataimed ja linnud ja me teame küll, mis seal juhtuma hakkab. Et see ei ole päris katse-eksituse meetod. Viljar, kas sa kinnitad? Ja seda viimast osa kindlasti, et ei, nali naljaks, et mingid asjad on prognoositavad teataval määral, ja kindlasti on tõsi see, et mingid asjad ei pruugi ka meist sõltuda enam. Et võib juhtuda seda, et nagu, kuidas ma ütlen, et ma olen teinekord toonud võrdluse, et me võime luua ideaalsed tingimused, näiteks Jõeobu jaoks justkui Tallinna kesklinna, aga tegelikult ikka ei tule, ei tule. Et sama on sellega ka, et teinekord need mõjud võivad olla kuskil negatiivsed, näiteks linnustikule sellised, mis meie nagu tööd kuidagi ei kiida, siis ütleme nii, et aga võib-olla kui rääkida sellest taastamisest niimoodi laiemalt, siis ja kui me räägime ka just eelkõige näiteks soode taastamisest, siis teinekord ma leian ka ennast küsimas, et mis see nagu need eesmärgid on, et võib-olla oleks vaja ka sellised üldeesmärgid teha nagu arusaadavaks laiemale publikule, et teinekord keegi räägib elupaigast, keegi räägib, et ma tahan süsinikku siduda, siis ma ütleks, et kuulad ja ütled, kurat, kumba te tahate, tahate süsinikku siduda, ära sõitke autoga, siis ära sõida selle Land Cruiseriga. Et siis ei ole vaja siduda seda süsinikku näiteks. Aga see nali naljaks, aga et lihtsalt selline üldine globaliseerumine ongi meid viinud ka sinna, et meile tundub väga okei ühelt poolt püüda siin teha nagu mõistlikke otsuseid
süsiniku sidumiseks. Aga noh, järgmisel hetkel lähen Selverisse ja ostan Tšiilist toodud puuviljad ja Aafrikas kasvatatud veel näiteks banaanid ja nii edasi. Ja siis ühtlasi jalas on kenad tossud, mis on meil ka kõigil naftast tehtud, et eks me peame sellist nagu seda suurt pilti nagu üldse nagu tõsisemalt hakkama analüüsima, see ületarbimine ja nii edasi, et ma nüüd ei tahtnud öelda, et ma olen patust puhas, et ma olen siin täpselt nagu kirikuõpetaja, on ju. Ma tean, mis on õige, aga kurat, raske on. Ma lihtsalt, et ei jääks vale noot kõlama, et ma ei tahtnud öelda, et näiteks see soode taastamine on lihtsalt selline katse-eksituse meetod, eks. Ma tahtsin öelda, et selles on sees nagu see katsetuslikkuse element või põhimõte, et me ei saa minu meelest me ei saa selliste asjade puhul rääkida mitte niivõrd tõest, vaid tõenäosusest. Ühesõnaga, ja seal on see erinevus on väike, aga minu meelest on ta nagu oluline, sellepärast et me räägime tõesti nagu dünaamilisest kõiksusest, dünaamilisest keskkonnast, kus on palju muutujaid. Me püüame neid muutujatega arvestada ja tõenäoliselt asjad liiguvad meie nii-öelda ettenähtud suunas. Aga selles ei ole midagi nagu tõsikindlat. Ühesõnaga, minu jaoks on see väike erisus hästi oluline. Ja ma tahtsin siia lisada see küsimus, et mis on see, mis teeb need asjad nagu komplekssed. Üks tõepoolest nagu siin juba välja toodud, et väga palju dünaamikat nii-öelda on omavahel seotud. Need protsessid on komplekssed, aga nagu teisest küljest me teame ju ka, et on teatud ühiskonna osad, mis on hästi teadusskeptilised või tahaksid viljendada seda teadusskeptilisus. Ja eriti näiteks kliimamuutuste mõjude teemal on vägagi püütud jätta mulje, nagu ei oleks selline teaduslik konsensus või sellist nagu ühist arusaama ja nagu, et juurde tekitada seda nagu komplekssuse mulje, et justkui me ei ole päris kindel, me ei teaks. See on kõik nii kompleksne, see on kõik nii abstraktne, et inimesed nagu ei tahaks sellega tegeleda või ei usu, et tegelikult me teame, mida me teeme. Et eriti kui teadlased ühiskondlik osa kindlasti on juurde, mis viljendab seda komplekssuse mulje. Osaliselt on ta tõsi, aga teises osas on ta hästi nagu politiseeritud ka. Ja eriti kui teadlased ka omavahel ju vaidlevad. Aga teadus on vaidlus, alati on olnud. Just, Jan. Mul lihtsalt tuli meelde, et minu arust väga tugevalt võimendus siis, kui oli see COVID-i mõtelge. Me elasime sellisel ajal, on ju. Oli see COVID-i aeg. Ja siis tekkis selline retooriline võte, hakati rääkima oma peaga mõtlemisest, et inimesed hakkasid oma peaga mõtlema ja minu jaoks on see alati olnud kuidagi hämmastav, et mis asi see oma peaga mõtlemine on. Sest mina küll, eks ju, praegu justkui tehniliselt mõtlen oma peaga, sama palju ma mõtlen teie peadega, sest ma kuulan, mida teie räägite ja see tekitab resonantsi. Ja mina räägin nende resonantside pinnalt. Ja siis ma olengi mõelnud, et ma lugesin üks suurimaid lugemiselamusi on mul see Michael Marderi raamat Taim mõtlemine, kus ta räägibki sellest, et taimede maailmas ei ole isedusel ja osadusel nagu suurt vahet, et üks taim on nii ise kui ka osa. Ja mulle tundub, et näiteks inimesed võiks täitsa taimede pealt seda nagu õppida, kuidas sõnaga olla rohkem nii-öelda resonantsis teiste inimestega, et mitte klammerduda sellesse oma peaga mõtlemisse, mida minu meelest üldse ei eksisteerigi. Ma ei tea, mis asi see on ausalt, aga no see ei ole teema praegu, ma saan aru. Et ma kommenteeriks lihtsalt, et jah, et inimene on selline invasiivne liik ja noh, naljaga pooleks öeldes, et me mingis mõttes liiga palju ei eristu, et sama on tegelikult taimestikus ka olemas täiesti sellised invasiivsed liigid ja mingis mõttes noh, me oleme paratamatult selle ürgse inimolemuse nagu kammitsates ka, et me kogu aeg tahame, et meie liigil läheks paremini, aga noh, me peame tunnistama, et me olemegi liiga invasiivsed ja meil oleks vaja, noh, ma ütlen, et meid ju kõiki kurvastab see, kui tuleb uudis, et majandus langes.
kedagi ei rõõmusta uudis, et majandus langes, vaid ikkagi kõik ootavad, majandus tõusis, et eks kogu inimkonnal oleks võib-olla aeg nagu hakata mõtlema sellisele, nimetaks seda siis jätkusuutlikuks kahanemiseks, mis omakorda viibki meid sinna, et järjest väiksema augu peame kaevama, sellepärast et meil ei ole seda kraami sealt vaja, järjest vähem peame metsa raiuma, sellepärast et meil ei ole seda metsa vaja nii palju raiuda. Aga kurat võtaks, meid on lihtsalt liiga palju. Kui majandusinimesed seda kuuleks praegu, seda jätkusuutliku kahanemisjuttu, Peeter Koppel ja nii edasi. Kas publikult on vahepeal tulnud mõningad mõtteid meie teema kohta ja tahab mingisuguseid mõtteid lausada? Võib-olla pole mingist nurgast üldse me rääkinud praegu. Meil on kuskil pool tundi veel selle arutelu lõpuni. Tõstke käsi. Sealpool on 2 kätt. Tere, kõigepealt suur aitäh kõigile, et fantastiline arutelu on olnud. Minu nimi on Kärkama. Mina olen Birminghami ülikooli kaasprofessor. Ja meil lõpeb praegu just 3-aastane projekt soode taastamise konfliktidest, kaasa arvatud Eestis. Et nagu fantastilised mõtted on siin olnud täna, mis ühtasi väga palju resoneerivad sellega, mis meie oleme oma projekti käigus näinud ja proovinud otsast ka jagama hakata. Et ma tahaks esitada sellise natuke retoorilise ja intrigeeriva küsimuse. Et väga palju on kõigi poolt räägitud seda, et kuidas seda eesmärki rahvale lähemale viia. Kuidas teha niimoodi, et rahvas selle eesmärgiga rohkem kaasa tuleks ja nende nagu tegudega nõus oleks ja seda siis ka nende arvamust kuulda võtaks. Seda nimetatakse kaasamise, ütleme siis nagu selles teaduses või analüüsis instrumentaalseks lähenemiseks. Kuidas tõsta usaldust ühiskonnas, teha debatti, nii et nende tulemustega ollakse ka siis nõus ja rahvas läheks kaasa. Ja minu intrigeering küsimus on see, et kuidas saaks teha niimoodi, et arutab, mis see eesmärk üldse on. Ja etteruttavalt seda nimetatakse substantiivseks käsitluseks, et mis on see loodus, mida me taastame, mis eesmärkidel, kelle jaoks, mis ajaplaanides ja Viljar siin eriti on juba hakanud neid küsimusi siin vaikselt niimoodi õhku paiskama ja kõigele lisaks, et kuidas me vaataks mitte ainult ka taastamist, vaid siis laastamist. Et kuidas need 2 mündi, 2 poolt omavahel kokku panna, et mitte nii, et me ühe käega taastame ja teise käega jätkuvalt laastame edasi. Et kas oleks võimalik, et me hakkaks mõtlema laiemalt, et mis see eesmärk on? No nii, aitäh väga hea küsimuse eest. Ma siis vastaks selle koha pealt kohe, et tegelikult on ju üks variant seesama, et üldiselt me teame, et loodus on ka mingi ressurss, eks ole. Ja üldjuhul on see, et ükski ressurss ei ole nagu piiramatu või lõpeb, et kui me siis võtame, et meil on 10 eurot veel rahakotis ja täna võtame 1 ja siis nii iga päev, siis 10 päeva pärast on see otsas. Ja siis tekibki küsimus, et kui see 10 eurot on otsas, siis kuidas me selle miinus esimese euro ja nii edasi saame, et eks seda võib-olla peakski nagu rääkima võib-olla laiemalt, et kui ta ükskord see ressurss meil nagu otsa saab, et siis nagu võib-olla abstraktselt kujutadagi, et see on enam-vähem sama seis, kus on rahakotis otsas, aga kõht on tühi ikkagi. Ja teine asi, mis juba nagu annab tunda tegelikult ja mida ka nendes samades looduse taastamise töögruppides on jutuks olnud, et tegelikult ka selline põllumajandus saab sellest juba aru, sellepärast et kui mitte midagi muud, siis üldiselt on teada, et põllumajandusmaastikes on huumuse kadu, süsiniku, mis ütleme seal süsinikku on ka erinevat, aga võtame siis nagu lihtsalt, et süsiniku kadu, mis ongi see ju, mis meile tegelikult selle saagi nagu garanteerib. Huumus nii-öelda leevendab selliseid kuumalainete ja samamoodi ka valingvihmade nii-öelda mõjusid negatiivseid. Ehk siis lõppkokkuvõttes see jõuab ikka päriselt nagu rahakotti ka ja päriselt sinna majanduse poole igal juhul. Aga küsimus ongi, et teinekord ka, et saad aru, et teed nagu valesti, aga et kas sa jõuad selle õigel ajal nagu ära lõpetada, et see on nagu väga oluline, et peaksime nagu hakkama mõtlema, et äkki on viimane aeg nagu päriselt midagi teha. Bianca Olega kirjutas siin. Ja, et
mulle väga resoneeris see nagu instrumentaalse kaasamise see mõte, mida sa siia sisse viskasid. Et meil on olnud, me oleme olnud sellistes projektides nagu partneriks, et kus üritati Eestis realiseerida looduspõhiseid lahendusi ja just nagu selliste kaasamisprotsesside kaudu. Ja siis algusest nendest projektidest, et nagu, mis algasid 10 aastat tagasi, mis siis juhtis, oli see, et tehti nagu ilusti käsiraamatu järgi kaasamisprotsessi ja selle kaudu saidi teada, et need inimesed, kelle taheti kaasata, neile ei lähe looduspõhised lahendused korda. Et nad ei ole sellest huvitatud, aga samas Euroopa Liidus oli juba raha saadud selle eest, et oli ikkagi kindel, et tulebki see looduspõhine lahendus. Ja seal nagu tehtiski sama probleem, et me tahame kaasata justkui avada seda arutelu, aga tegelikult ta ei ole päris 100% avatud, sest et meil peame ikkagi lehtuma sellest nagu looduse vajadusest nagu maatalluvuse piiridest ja kõiki see peaks olema see baasarusaam, mida me kõik nagu jagame. Ja see on läksid üle sellise nagu transformatiivse kaasamisprotsessile, et just nagu tagasi nende väärtuste teemadele ja kuidas me saame nagu ühisväärtuseid tekitada, nagu baasarusaam, et mida me kõik jagame enne, kui me lähme kaasamisega tagasi. Et see on kindlasti nagu selline pingekoht, mis avaldub väga palju nendes projektis ja ka nagu eetiline küsimus. Et kui ma lähen siis instrumentaalse kaasamise peale, kas see eesmärk õigustab neid vahendid, et ma ikkagi ju natukene mõjutan inimesi. Et see kindlasti nagu on väga suur pingekoht paljudest nendest protsessides. Ma korra ainult repliigi korras, et aga võib-olla ongi võti hoopis selles, et peakski rohkem kaasama inimesi, keda see ei huvita, et see hakkaks rohkem huvitama inimesi. Kuidas sa neid kaasad niimoodi kohustuslikult? Sunnid vaatama osoonisaadet näiteks. Et kui enne Janne ütles, et oma peaga mõtlemine, et osades riikides on see ju lausa karistatav ja ohtlik, et nii et selles mõttes jah, et võib-olla see demokraatial on palju nõrkusi, Krist. Triin, kas sul tekkis ka mõtteid siin selle küsimuse peale? Ja mul on tunnet ka see Eesti lähtekoht, et praegu me oleme nagu sellises mõnes mõttes nagu õnnelikus seisus, et meil on seda, me tahame ka öelda seda, et meil on ju veel nii palju loodust alles ja miks me hädaldame ja kõik on ju hästi ja meil on. Ja tõesti meil on ja kui me vaatame, millise vaevaga taastatakse neid soid seal Saksamaal või Belgias või Inglismaal, et me võib-olla peaksime vaatama sinna poole ka, et millised summad meil tuleb välja käia, kui me nüüd veel ootame 50 aastat ja siis alles võtame selle asja ette. Et prooviks õppida teiste vigadest, see oleks väga tore, ma ei tea, kas see on võimalik. Hea mõte, Jan. Ühesõnaga, palun sõnastage see küsimus uuesti. Miks, kelle jaoks ja nii edasi? Taastame. See on nagu Riigikogu infotunnis, et palun korrake küsimust, ei saanud küsimusest aru. Ei, mitte selles ei olnud, vaid küsimuse sõnastus on oluline. Äkki sa sõnastad uuesti, mikrofon on sul seal kõrval, sõnasta see intrigeeriv küsimus uuesti. Ma ütlesin, et see küsimus on selline retooriline ja intrigeeriv, et ma vastust ei eelda, et pigem on see nagu lähtekoht edasi mõtlemiseks, et minu nagu mure on see, et kas oleks üldse võimalik teha sellist kõige selle taustal, Jan, mida sa väga-väga õigustatult nagu rääkisid, kuidas Eestis arukatelu kultuur on lonkab ja vaevaline, kas üldse on võimalik minna samme edasi sellest ja mitte nagu ideed müüa, eeldades, et see eesmärk on nagu ette kokku lepitud ja ma lihtsalt ütlen, ma räägin siin nagu sotsiaalteadlaste taastamiskriitikutest, mis nüüd nagu kiiresti tõuseb, vaid ka nagu selleks, et jah, et mis see taastamine üldse on, millist loodust me tahame, milliste tulevaste põlvede jaoks, kes sellega koos elama hakkab, kes seda hooldama hakkab ja kuidas me siis tegeleme selle laastamisega samal ajal. Et minu lihtsalt küsimus on see, et kas te näete, et selline samm üldse on võimalik praegu? Hästi, suur tänu. No, ma pean uskuma, et see samm on võimalik. Mind on väga palju mõjutanud üks prantsuse näitekirjanik Jasmina Reza, kes kirjutas sellise näidendi nagu kunst ja seda on Eestis mitu korda lavastatud. Esimest korda vist Draamateatris. Aga ühesõnaga mitu korda, seal on sedasi, et on 3 sõpra ja
üks neist sõpradest ostab sellise maali, ühesõnaga, mis on täiesti valge, seal ei ole mitte midagi näha, täiesti valge maal, ilge hinge hinna eest ostab seda ja siis tekib sõpradega tüli, et mis asja sa teed, on ju. Ja see sõber on sunnitud psühholoogi juurde minema. Ja siis psühholoog ütleb talle ühe sellise lause ja mäletan, kui ma seda esimest korda kuulsin, siis mu ajus käis väike plahvatus ja see lause oli selline. Kui mina olen mina sellepärast, et mina olen mina ja sina oled sina sellepärast, et sina oled sina, siis mina olen mina ja sina oled sina. Kui on aga vastupidi, et mina olen mina sellepärast, et sina oled sina ja sina oled sina sellepärast, et mina olen mina, siis mina ei ole mina ja sina ei ole sina. Ja siis, kui ma mäletan vist Lembi Turssak selle lause ette kandis, seal kõik hakkasid naerma, õudselt naljakas oli, aga minu ajus käis plahvatus, sest ma mõtlesin, et aga äkki nii ongi. Et äkki nii ongi, et me peaksime liikuma objektikeskselt mõtlemiselt seoste kesksele mõtlemisele. Et mind ei ole olemas ilma teiste inimesteta. Et ilma teiste inimesteta olen ma lihtsalt, olengi lihtsalt paljas objekt. Et ma tegelikult koosnen ju suhetest, ma koosnen sellest, mida teised inimesed mulle ütlevad, kuidas nad minuga räägivad, isegi mitte ainult teised inimesed, vaid just ka näiteks teised olendid. Ma olen alati toonud näiteks oma kassi, kes on nüüd meie hulgast lahkunud, aga ta elas väga hea kassi elu ja siis, kui ta näiteks lõpetas oma tööpäeva, mis oli tal väga tegus kindlasti ja suundus hotelli ehk siis meie koju ja siis heitis vesivoodile minu peale, siis ühesõnaga mitte ükski olend ei ole mind nii hästi puudutanud kui see kass. Ühesõnaga see, et ta kuidagi venitas ennast minu peale välja, siis ta kuidagi, selline tunne on, et ma olen täielikult nagu kassiga kontaktis. Et ühesõnaga ükski inimene pole suutnud mind nii täielikult puudutada kui kass. Ja mõtlengi, ja see, eks ju tekitab, sellised lõbusad reaktsioone, aga tegelikult see on tõsi, ühesõnaga, et seda ma olengi tegelikult looduselt õppinud, et loodus on puhas nagu seoste kogum. Ühesõnaga on selline metsik seoste voha. Ma mäletan, kui ma ükskord läksin maal seisma Pärna alla ja siis kuulsin, mis elu käib Pärna võras. Ühesõnaga, et see pani mul täiesti pea ringi käima. Mõtlesin, ma olen osa mingisugusest metsikust nagu elumöllust, ühesõnaga mingist metsikust elujõust. Ühesõnaga, et ma lihtsalt olengi osake sellest. Et ma olen mingisuguse metsiku sellise seoseid tulvil elujõu osa. Ja äkki me peaks kuidagi proovima sedasi hakata mõtlema maailmast, et mitte objektid ei loo interaktsioone, vaid interaktsioonid loovad objekte. Me oskame nii taastada kui laastada mõlemat. Me oleme kõik aga me oleme osa loodusest. Me oleme kõik võimelised. Siin oli küsimus. Tere, mina Lauri Anton Igavaselt Tehnikaülikoolist. Et minu mõelest ja kuidas paneelile tundub, et minu meelest meil on probleem ühes alususkumuses. Alususkumus on see, et me oleme mingisugused pisikesed tsipelgad siin maa peal ja nagu inimesest sõltub nii vähe, eks ole. Et see on nagu hästi levinud, et inimestel on väga raske uskuda, et me tegelikult tänapäeval oleme kõik võimsad. Ja seda, et inimkond tervikuna on maakera suhtes kõikvõimas, seda on jätkuvalt väga raske uskuda inimestel. Ma mäletan seda, kuidas ma rääkisin oma vana isaga, kes oli pärit esimesest vabariigist. Tema oli maapoiss, alati looduses elanud. Tema jaoks oli loodus, või tema ütles, et esimese vabariigiga küll mingit looduse kaitset ei olnud. Loodus oli kõik tarvitamiseks. Et igat poolt, kus ta sai võtta, sealt sai tuli võtta ja nii elu läks, eks ole. Et esiteks, et jah, et see kogu see looduse taastamine, et miks sellega nii palju probleeme on see, et väga paljudel inimesed, nad ei usu, et üldse, et me suudame nii palju teha, et loodusega tegelikult probleeme on. Samal tegelikult, kui vaadata nagu andmetele peale, siis me oleme kõik võimsad ja seda nagu inimeste peaks rääkima, et me oleme siin täiesti jumala staatuses ja me peame hoolitsema selle maa eest nagu hea karjasena. Et kuidas teile tundub? Ja väga hea mõte. Nii. Et see on jah, see nii ütelda, mida ma olen ka siin ikka aeg-ajalt nagu ütlenud, et siuke Mitšurini koolkond, et me ei oota looduselt armuande, vaid võtame need ise. et see kõikvõimsus jah, et võib nagu avalduda nagu mõlemat pidi jah, et võime nagu kõikvõimsalt pidurdada, aga pigem ja ka ekspluateerida, aga et pigem on ikkagi see üldolemuslik selline
liigi meeletu kasvatamine on ikkagi põhiprobleem, ega siin nagu muud ei ole, et inimene ei saa nagu ennast pidama tegelikult. Lihtsalt ei saa ennast pidama, et kuigi keegi teab, et neid on 1 miljard, tegelikult kuna kõrval on ka üks riik, kus on ka 1 miljard, siis tahaks, et meid oleks 1,5 miljardit, on ju. Et noh, et see kogu aeg see on selline lapsest saati, hakkame ju lasteaias juba võidu jookseme elu lõpuni võidu mingis mõttes, et see on, noh, ma ütlen, et meil oleks vaja mingi sihuke lobotoomia teha, võib-olla selline suurem ja noh, teine asi on see, et inimene üldiselt üksikisikuna on oluliselt nagu mõistlikum ja ratsionaalsem kui grupis. Grupis noh, läheme me palju lihtsamalt nagu idioodiks kätte ja see nagu noh, paistab ka nagu globaalselt nagu silma, et üldiselt kui keegi kuskil midagi ütleb, natukene vahtu ka, 2 inimest kittavad takka ja siis me hakkame kuidagi mõtlema, et aga nii ainult saabki, et üldiselt on see ka mingis mõttes võib-olla Euroopa kontekstis on juba see looduse hoidmine ka vajadus, sest noh, me näeme, kui energiasõltuvad me tegelikult oleme. Noh, mis tähendabki seda, et me ei saa nagu väga loota lõputult, et äkki kuskilt saame naftat ikka, äkki kellegi armust saame gaasi. Et noh, me jõuame sinna taastuvate kasutusteni järjest nagu step by step lähemale. Bianca. Ja ma tahaks lisada sellele mõttele, et inimene on nagu kõikvõimeline. Et ta on ka nagu, ta on nii võimeline, et ta on täitsa suudab oma elukeskkonda ise hävitada. Ja ennast ise hävitada, et võib-olla seda võiks nagu vahepeal meelde tuletada, et selle võimsusega käib ka nagu teatud vastutus ja lihtsalt ühe repliigina, et siin kõlas mitu korda see, et kuivõrd palju, kuivõrd suureks on kasvanud nagu inimeste rahva arvu, aga ma arvan, et võib-olla probleem ei ole otseselt sellest, et kuivõrd palju inimesi meid on, vaid kuivõrd palju me tarbime ja ressursse kasutame, et otseselt need numbrid on vist palju mõjukam, et mida me selle nagu eluga teeme ja kui palju me tarbime ja ressursse kasutame, palju mõjukam kui see, kui palju või mitu meid on. Ma küsin ikkagi, lähme siia maa peale. Kas ma võin lihtsalt öelda, et aitäh selle tõlgenduse eest, see oli väga tore tõlgendus. See paneb järele mõtlema, aitäh. Aga kuidas sina, Jan, näiteks ikkagi, kui sul on vastas maaomanik, kelle maadel hakatakse loodust taastama? Mul ei ole õnneks ühtegi maaomaniku vastas. No ei ole, aga kui sa oled selle taastamise projekti vedaja, sind sellise kommunikatsiooni kultuuriinimesena viiakse sinna maaomaniku ette, eks ju, et tema ütleb, et ma ei ole küll looduse taastamise vastu, aga mida see minu jaoks tähendab? Kuidas sa siis talle nagu seletaksid, et ta oleks nõus oma maadel neid asju lubama tegema? See on hea küsimus, sest see ikkagi sõltub väga sellest kontekstist, aga ma arvan, mina esitaks talle ka küsimusi. Ma tahaks teada ikkagi ka tema nagu tausta, et me ei saa hakata enne arutama, kui ma ei ole täpselt aru saanud, eks ju, mis teda ajendab. See on muide üks väga oluline asi, mida ma olen mõelnud, et üks Ameerika filosoof Richard Rorty, ta siis arutles selle üle, et kas on miski, mis inimesi ühendab, mis ühendab inimkonda, et kas on mõni lugu näiteks, mis tänapäeval postmodernistlikus maailmas inimesi ühendab, ütleb, et ei ole ühtegi sellist lugu. Mõned inimesed usuvad jumalasse, teised ei usu, ühesõnaga, et ei ole sellist lugu. Aga on üks asi, mis inimesi ühendab ja see on võime tunda valu ja võime tunda just isegi mitte ainult või ennekõike füüsilist valu, vaid vaimset valu ehk siis alandust, et iga inimest on võimalik alandada, öelda talle, et see, mida sina usud, see, millest sina lähtud, ei maksa mitte midagi. Ja sealt, eks ju, saab järeldada, et see on nagu põhiline asi, mida me võiks kõik oma pealise ülesandeks võtta, et me ei pisenda teise inimese maailma ja veendumusi, isegi kui need tunduvad täiesti nagu ebaharilikud, vastuvõtmatudki. Et ma arvan, et kui ma sellise maaomanikuga peaksin rääkima, siis ma just nimelt kutsuks ta kohvile ja väiksele
pühade järgsele kuivale saiale ja arutaks temaga. Tahaks ühesõnaga, et see, kui ma hakkan temaga rääkima, siis on juba tekkinud see resonants. Ühesõnaga, et ma tean, et mul on tekkinud mingisugune kontekst, kuhu ma saan oma sõnumi ja oma veendumused suunata. Et seda saab kuidagi ka nii arutada, et meil on põhimõtteliselt kommunikatsiooniks 2 võimalust. Üks on see, et me püüame muuta oma veendumustega olukordi või et me laseme olukordadel mõjutada oma veendumusi. Ja mina pooldan seda viimast, eks ju. Et on mingi olukord, seal on 2 osapoolt, nad vestlevad ja siis see olukord hakkab mõjutama mõlema osapoole veendumusi. Triin, kas sinul on selliseid vestlusi tulnud läbi viia ja mis seal, kes peale jääb? Otseselt ei ole ja ma võib-olla isegi veidi pelgaksin sellist konfrontatsiooni, kui seda saab konfrontatsiooniks nimetada. Aga mul on tunne, et ka meie nagu see suhe sellesse eramaasse on väga kiires muutuses, et me selle nõukogudeaegse taustaga ikkagi alguses ei saanud veel päriselt aru, et mida see maa omamine tähendab. Ja meie suhtumine oli ikkagi selline, et loomulikult võivad naabrid tulla mulle seenele ja ma ei pane sinna aeda ette ja ma ei kirjuta sinna silti, et lasen teist korda veel, kui sa ei kuku. Siin aia taga elab tubli koer. On ju midagi taolist. No jah, kõik need sellised, aga see nüüd praegu nagu on selles muutumises, et paljud maaomanikud ikkagi arvavadki, et minu jaoks see kontseptsioon üldse sellest maa omamisest sellisel kujul, et kas ma saan omada maad, mina kui inimene, et ma ju ikkagi kasutan seda ja et see on ajutine ja sa oled maksnud selle eest kõva raha. No seda küll jah, aga päris kõike ma seal ju ikkagi teha ei saa, et ma ikkagi ju olen ühiskonna osa ja ma ikkagi lepin kokku nendes asjades, mis ma seal maa peal teen. Et ma võib-olla lähtuks ja mulle tundub, et see kohvipaus seal enne on väga hea mõte, et sealt võiks küll alustada. Nii, meil on tegelikult, mis see kell juba on, 51, meil on 9 minutit jäänud selle arutuse lõpuni. Kas on kellelgi veel nii hea küsimus või ettepanek? Siin on päris mitmeid. Nii palun mikrofoni siia, jah. Mul lihtsalt peale seda viimast küsimust, mis siin publiku hulgast tuli, tekkis hoopis see küsimus, et eesti keeles on nagu kindlad sõnad ja sõnadel on tähendus. Ja kui me kõik räägime kaasamisest ja kui me läheme ühe maaomaniku juurde ja ütleme, et siin on vaja taastada, siis kas me tegelikkuses ikkagi kaasame teda või teavitame? Ehk et kas siis on võimalus seda, et tegelikult me ikkagi ei hakka taastama, kui sa ei taha. Siis oleks see kaasamine. Aga kui me läheme tema juurde teda veenma, et me peamegi taastama ja siin ei ole mingit muud varianti, sellepärast, et Euroopa Liit on midagi ette kirjutanud, sellepärast, et projekt on tehtud, sellepärast, et rahad on saadud ja nüüd me üritame sind kaasata, sellepärast, et midagi on vaja taastada. Ehk et minu tunne on see, et me kõigepealt peaksime nagu kuskil kõrgemal tasemel kokku leppima ilma igasuguste objektideta, kas me tahame taastada või ei taha taastada. Kui me lepime kokku, et me tahame taastada, siis me võime hakata mõtlema, kus me saame taastada. Ja siis me peame ka omavahel kokku leppima, et kui me kuskil midagi taastame, siis mis see teistele inimestel kaasa toob. Ja võt siis see oleks alles kaasamine. Päris omaniku vastuseisu, ühesõnaga omanikust ikka üle ei sõideta Eesti riigist praegu. Et kui maaomanik ütleb ei, siis see on ei. Aga see taastamise kava, neid hirme ei loogi, et me lepime kuskil kokku ja teerulliga sõidame üle. See ongi see, miks on need ühispöördumised ka. No mingid asjad ikkagi ütleme, nagu ongi, et kuidas ma siis ütlen, et füüsika ja loodusseadused kehtivad ka nende maade peal, olenemata sellest, kes on omanik. Ja kui me räägime niimoodi laiemalt, siis filosofeerides edasi, et liikluses ka, et lõpuks me käitume siiski mingit kokkulepitud reeglistiku järgi, et mingis mõttes see inimese elu on natukene sundolukorras ka, aga loomulikult nagu öeldaksegi, et eraomand on püha ja puutumatu. Ja kunagi väga-väga ammu ma kuulsin, keegi ütles,
et ükski noh, et mis on ühe orja unistus, et orja unistus ei ole kunagi, et noh, et saada vabaks, mis on nagu selline esimene võib-olla vastus oleks, et ikkagi orja unistus on saada orjapidajaks ja mingis mõttes see kajastub ka selles noh, meeletus nii-öelda selles maaomandi nagu sellest, et noh, nüüd ma olen saanud orjapidajaks, on ju, et noh, see on niisugune üldiselt selline keeruline nagu kompleks, kuidas jõuda sinnani, et keegi tunneks ennast riivatuna. Bianca, kaasamine versus teavitamine. No, et siin tehti ettepanek, et me lepiks nagu omavahel kokku, et kas me tahame selle taastamist või mitte, aga ma lihtsalt tahtsin siia juurde tulla, et kellega me lepime kokku, et me võime nagu ühiskonnana kokku leppida omavahel, aga tegelikult seal on ju üks väga oluline osapool, kellel ei ole häält ja kes ei saa nagu nendest aruteludest kaasa rääkida ja see on loodus ise. Et siis võiks ka öelda, et kuidas toome ikkagi looduse häält ka sinna sisse ja siis võib-olla on see otsusmoment või noh, see lõplik otsus ongi siis teine kui see, kui me lehtume ainult sellest, et mis meie inimestena tahame. Nii, Simbol oli ka küsimus, jah? Jah, tervist. Et ma tahtsin, Jan, sulle võib-olla lisada seda, et sa ütlesid, et inimesi ühendab valu. Et tegelikult minu meelest ka ühendab kuidagi, kuidas öelda, mure oma laste tuleviku pärast. Et oled sa siis maaomanik või oled sa siis paneelmaja elav inimene, kellel ei ole maal vanaema ja talu. Ja ma mõtlesin seda, et tegelikult me paneme ju lastele, eks ole, noh, paneme nad parematesse koolidesse ja püüame neid harida ja anda neile hästi palju kaasa. Aga me võiksime mõelda nagu rohkem selle peale, et kas me anname neile kaasa need nagu suhted ka. Et kui me kõik oleme omavahel nagu suhtes loodusega, et siis võib-olla see maaomanik, kui ta mõistaks seda, et noh, see piir, mille sa ehitad sinna aia ja paned selle sildi, et see on tegelikult tema enda lapse ja tegelikult karu teene tegemine. Et pigem ma ütleks, et kuulge, tulge, tehke siia küla lapsed üks onn minu lapsega koos ja ma panen hoopis teise perspektiivi sellele lapsele ja võib-olla üldse sellele külale ka. Et selline kommentaar, et noh, see ei ole ainult inimese põhine, et see on tegelikult loodus on samamoodi, et ämblik paneb ka oma nii-öelda munadesse oma eluenergia, et elu kestaks edasi. Et minu selline kommentaar. Väga hea, aitäh! Jah, suur tänu. Ja loomulikult mure laste pärast ongi üks selle valuvõime ilminguid. Ja tegelikult minu jaoks olekski väga oluline ühildada, otsida teie väidete ja teie väidete vahelist ühisosa. Et see on nagu see seoste keskne mõtlemine, mida ma silmas pean. Et me vaatame täiesti erinevaid vaatenurki ja püüame leida nende vahelt ühisosa. Et isegi kui see ei õnnestu, et siis me vähemalt oleme valmis seda katset tegema, katsetama ühisosa otsingut. Ja kui meil on jätkuvalt mure laste pärast ja ei ole seda, et pärast mind tulgu või veeuputus tsitaat, et kui me hakkame siin lõpetama seda vestlust ja meil on vestlus Eesti Soode tõde ja õigus 100 aastat tõesti õigusest, milline siis meie loodus on, kuidas see on taastatud järgmise 100 aasta pärast meie laste jaoks, kelle pärast me muret tunneme? Viljar, kuidas sa näed? Et no loodetavasti nagu hästi, aga võib-olla selle nagu kaasa haarates neid kommentaare, et on sama, et noh, et meil kuidagi inimene nagu mõtleb üksikisik, perekond, küla, noh, rajoon ja nii edasi, linn on ja, et maakond, et see on nagu sama, et me kuidagi nagu üritame nagu taastada ja hoida nagu seda heaolu nagu enda ümber, aga noh, unustamegi ära, et noh, meile nagu meeldib nagu see mõte, et las nad kaevavad liitiumit kuskil seal ja mida kaugemal, seda parem. Ja see nagu, ja vaatad ise nagu aknast sood ja tundub, noh, et see mõtteviis nagu lähebki sinna, et noh, et saaks mingi armastuse üle enda ostame. Et noh, et mingis mõttes see on see tendents nagu globaalselt ja eriti sellises lääne ühiskonnas, et kus me nagu nii-öelda selle koleda nagu laseme kuskil mujal ära toimuda, aga et noh, lõpuks see ikkagi mõjutab meid kõiki. Et ehk siis
noh, ma ütlen, et kui me tahame siin just Euroopa tasemel midagi päriselt muuta, siis noh, see ikkagi peaks lõpuks tähendama sellist topeltstandardite nagu äralõppemist, et ehk siis noh, sisuliselt me peaksime ütlema, et me päriselt nagu hakkame siin soodustama seda sellist siseringi ja väljast võtame ka noh, samade väärtustega kaupasid sisse ja nii edasi. Et see on nagu see võti tegelikult, mis päriselt, sest noh, lõpuks jutt ei muuda nagu midagi kahjuks. Aitäh. Bianca. Nõustun, et selles suhtes, et me kipume eksternaliseerima nagu neid keskkonnakulud, mis meie tegevustus on, et mitte nüüd teiste riikidesse, vaid ka tulevaste põlvkondadele. Ja võib-olla selline visioon, mida mina tooksin välja, on sellist nagu põlisrahva mõtlemist, et kui me teeme otsuseid, et lähtume järgmistest 7 põlvkondadest, et selles suhtes, et ja nagu arvestame nendega ja siis teeme oma otsuse, et võib-olla siis jõuame selliste nagu tasakaalustama otsuseni välja. Aitäh, Triin. Ja see meie otsuste tuleviku mõju, et kui me praegu, see on üks teadus, mida ma ise päriselt olen ka teinud, on vaadata, kuidas mineviku maastiku muutused on meie praegust loodust mõjutanud. Ja see ajaline lõtk on päris pikk, et kuskil 100 aastat, isegi Eestis on ka, meil on üks uurimus, kus me vaatasime 900 aastat tagasi, kus inimesed elasid, et kuidas siis seal praegu selle elurikkusega lood on. Nii et see aja vahemik, mida me saame praeguste tegudega mõjutada, et see on päris pikk, et tõesti see 7 põlvkonda ilmselt ongi see, keda me siin praegu mõjutame oma tegudega, et selle peale tasub mõelda, kui me praegusi otsuseid teeme. Ja Jan, vaade tulevikku. Kardan halvimat, loodan parimat. Lihtne ja konkreetne. Ega meil midagi, meil on aeg otsas, me võiksin veel jutustada ja intellektuaalset arutelu pidada veel tunde ilmselt jutu jätkuks. Teeme suure aplausi meie panelistidele, aitäh ja eks igaüks võtab siit kaasa selle, mis talle kõige rohkem meelde ja hingele jäi ja panustab igaüks omat moodi, et me annaksime oma teadmisi, tarkusi ja tõekspidamisi jälle meie kaaslastele, sest me saame mõjutada oma kaaslasi oma kõrval ja õiges suunas, nii nagu meie arvame. Eks see on üks surmani kestev võitlus. Aitäh teile tulemast, kohtume jälle.